Videos räägin, kuidas teha küsitlust. Soovitan kasutada Google'i vorme ehk siis aadress on forms.google.com. Google'i konto on meil ju kõigil olemas. Seda on kõige lihtsam ka kasutada. Google'i vormide leheküljel all paremal on punane nupp, millega saab alustada uue vormi tegemist. Siit näha, kõigepealt tuleks täita vormi pealkiri. Nii, pealkiri. Oma dokumendile võiks ka nime panna. Siis edasi kirjeldus või info. See päris oluline asi selleks, et vastajad teaksid, mis neil teha tuleb. Mõned olulised asjad on näiteks see, kui palju see aega võtab see vormi täitmine, kas küsitakse ka isikuandmeid, kõik ei taha oma isikuandmeid ju jagada. Ma arvan, et meie küsitlused on anonüümsed, aga see tuleks siin ära mainida. Siis see, kus neid tulemusi kasutatakse ja milleks jällegi, et need vastajad ka teaksid, kas nende vastamisel on ka mingi mõte või lihtsalt keegi tahab teada. Ehk siis need asjad tuleks siin kirjeldada ära. Minul on see juba olemas, kleebin siia selle oma kirjelduse. Kui te ei tea, kui kaua küsitluse tegemine aega võtab, siis pärast saate ise proovida ja siia selle aja siis orienteeruvalt kirja panna. Väga täpselt ju ei saagi. Nii, ja siis küsimused. Küsimustel, need tüübid, võib-olla ma tutvustan ära, mis tüüpe saab valida. Kõigepealt lühikene vastus, see võib olla siis arvuline tekstiga vastus, kus vastuse lahter on küllalt väike, sinna väga pikki asju ei saa kirjutada. Siis sarnane küsimus on lõiguga vastus või lõiguga küsimus, kus lihtsalt vastuse jaoks on rohkem ruumi, saab pikemat teksti kirjutada. Mitu valikut, see on selline võib-olla kõige enam levinud küsimuse tüüp, kus on mitu valikvastust, nendest ühe saab ära märkida vastaja. Märkeruudud on selline, kus on võimalik valikutest mitu valikut ära märkida. Rippmenüü on sarnane mitme valiku küsimusega. Siin on lihtsalt ekraani peal näha ainult menüü ja siis lõpsates saab selle lahti näha neid valikuid. Et need tegelikult on sarnased, lihtsalt ekraani peal võtab rippmenüü variant vähem ruumi. Ja siis on lineaarne skaala, ehk siis selline hinnangu küsimuse variant, kus saab hinnata näiteks 5 pallisüsteemis mingit väidet. Mitme valikuga ruudustik on selline, kus on siis hästi kompaktselt koos mitu küsimust ja kõigile saab anda hinnanguid nagu tabeli kujul. Kuupäev, kellaaeg, ma arvan, et meil ei ole vajalikud. Nii, ma koostan näiteks mõne küsimuse. Tavaliselt küsitluse alguses või lõpus on sellised taustaküsimused nende vastajate kohta, endi kohta, et kui mind huvitab näiteks, mis roll on sellel vastajal koolis. Minu küsitlusel on põhimõtteliselt 3 rolli. On õpilased, õpetajad ja siis muud koolitöötajad. Et mind näiteks huvitabki, kes see vastaja konkreetselt on. Ehk siis nii. Ja kuna siin ei saa siis olla niimoodi, et üks vastaja on õpilane ja samal ajal ka õpetaja, siis see mitu valikut sobib siia. Saab nendest valikutest vastata või valida ainult ühe. Nii, ja sedasi veel on üks selline oluline koht, kus saab küsimuse märkida kohustuslikkus, ehk siis vastaja peab sellele kindlasti vastama, ta ei saa enne küsitlust lõpetada, kui ta sellele vastust ei ole lisanud. Küsimusi saab kopeerida, kui mul on sarnane küsimus, mul nüüd
väga sarnane ei ole, aga näiteks mind huvitab ka see, mis soost on see vastaja. On sarnane küsimus. Siis siit uue küsimuse saan lisada jällegi plussiga. No näiteks üks siis selline märkeruutudega vastuste küsimus. Ja panen näiteks vastuse variandid ja selle küsimuse tüüp on siis märkeruudud, ehk siis mitut varianti saab korraga valida. No ja üks selline loetelude võimalus on veel see, et kui ma ei tea võib-olla kõiki variante, mis võivad vastajatel olla, siis ma saan valida, et muu, ta ise saab siis kirjutada, et tema kasutab mingit veel sellist seadet, mida ma siin ei ole loetlenud. See küsimus ei saa kohustuslik olla, sest võib-olla mõni inimene ei kasuta ühtegi nendest. Siis ma näitan seda skaala küsimust. Või ma näitan kõigepealt ripmenu. Näiteks see küll minul nüüd praegu selle koha peal ei ole päris hea küsimus, aga ma tahan näidata lihtsalt, et kuidas see asi välja näeb. Kuna minu valimis on 5. klassist alates, siis ma alustan ka oma klasside loetul 5. Kõik peab kusagil klassis olema. Et siin ongi see koht, et õpetajad ja töötajad tegelikult ei käi mingis klassis ja tegelikult on siin võimalik teha ka selline hargnemine, et näiteks ainult õpilastele tuleb see klassi küsimus. Aga ma seda siin videos praegult ei näita, kuna see, ma ei tea, võib-olla teil ei olegi vaja seda. Minul endal on, ma seda realiseerin, aga kui kellelgi vaja on, siis räägime sellest hiljem, näitan tunnis. Nüüd, jah. Ja siis veel üks küsimus, mis võiks alati küsitluses olla, see võiks üks viimastest küsimustest olla, võiks olla selline lõigu küsimus, kus küsime veel, mida see vastaja soovib lisada. Nii, oletan, et mul nüüd küsimused on kõik olemas. Tahan vaadata, mis see välja näeb. Ja siit ma siis näen, missugune see asi välja näeb. Ripmenü. Saan valida. Ja praegult see on mul eelvaade, ma praegult teda rohkem täitma ei hakka, ma näen kujundust. Nii, nüüd edasi. Kui mul on see küsitlus, oletan, et valmis, tahan seda nüüd siin ajaveebi lisada, siis selleks saada. Ärge veel oma vastajatele saadke, aga lihtsalt ajaveebi lisage, et mina saaksin vaadata ja teha oma ettepanekuid, parandusettepanekuid. Siis vajan linki esialgu. Kopeerin siit lingi, lähen blogisse, kus on projekti lehekülg. Sinna võiks siis kirjutada mingi sõna, mitte kleepida seda linki siia selliselt, vaid mingi tekst ja sellele teha siis viide. Nii, see on siis siin ajaveebis vaja ka salvestada ja tekib siin ajaveebi siis see. Tehke palun küsimused valmis, jagage see sinna ajaveebi ja kui on küsimusi, kirjutage, mis muud, jõudu tööle!